eks elu teeb ise neid otsuseid ka, eks ju, et kui see oleks niimoodi, et meil oleks kuskil seal, ma ei tea, enamus välismängijad, eks ju, siis see oleks nagu muret tekitava. Sul lühikese ametiaja jooksul on, kui me liigast räägime, toimunud ka juba selliseid, võib-olla selliseid pretsedente. Meil on vaja Audentesest teha nagu kindel nii-öelda 2.0 või siis nimetame see lausa 3.0, eks ju. Ma saan aru, et ma võin endale nüüd praegu tekitada väga palju vaenlaseid naiste korvpalli fännide hulgas. Aga kas see kurat on ikka... asja pole ju. Meil on kõik olemas, meil on FIBA-poolsed inimesed olemas, nende soov olemas anda seda meile, me väärime seda. Aga mille taha see jääb, meil pole 10 000 saali. Jukka Toiala ametiaeg lõpeb millal? Ta on ka nagu kogukonnas aktsepteeritud, kuidas ta ütleb, siis Jukat nagu usaldatakse, et see jutt nagu töötab, mida kahjuks ei saa öelda paljude teiste kohta, eks. Tere kõigile Betsafe spordipodcasti vaatajatele. Tänane külaline siin saates on mees, keda pidi kutsuma ainult ühe korra. See on uus Eesti Korvpalliliidu peasekretär Gert Kiili, tere. Tervist, aitäh kutsumast. Ja aitäh tulemast. See üks kord. Ja aitäh tulemast. Oleme ausad, su eelkäijad sai kutsutud mitu korda, ta ei tulnud. Mis see üldse juhtus? Eesti korvpall elab praegu, ütleme ära, ikka väga häid aegu võrreldes siin mõne teise Eesti spordialaga. Ja peasekretär kuidagi nagu täitsa ootamatult järsku läks ära. Mis see juhtus? Seal ei juhtunud midagi, eks ju, Keijo oli ju ametipositsioonil ju aastakümneid juba, eks ju, et iga asi saab ükskord otsa, eks iga inimene ükskord väsib ja see oli tema enda otsus, et astuda kõrvale. Ja ma nõustun sinuga, et suhteliselt nagu meeli ülendav, aga ka ärev on astuda nendesse kingadesse, sest tõesti korvpall elab väga häid aegu. Väga häid aegu on muidugi nagu natuke suurustatud, aga elab häid aegu. Oleme ausad, ikkagi on päris hästi. Meil on väga koondise põhikoosseis mängib kõik piiri taga, meil on raske juba sealt mängijaid saada kätte, sest nad mängivad nii suurtes klubides, meil on mehed NBA-s, meil on USA ülikoolides palju ja nii edasi. Meil ei ole tegelikult nii head aega vist ikkagi olnud ka. Ja pluss publikut saalis jagub ka. Nõus sellega, et meil on kihvtid kutid, ja tasub alla joonida seda, et nad on veel noored kutid, eks ju, et siin on nagu nende peal veel nii-öelda või nendega koos veel saab mägesi liigutada, et annaks neile nutikust, jõudu, tarkust, eks ju, ja ma arvan, et ka eesootavad ajad on meil ägedad. Kaua sa mõtlesid? Sa olid ise korvpalliliidus, olid juba tööl, on ju? Ma ei tea, kuidas see käis siis täpselt välja nägi, et kuule Gert, võtta see asi üle. Jah, nii käiski. Enam-vähem nii käiski, et alaliidu president tegi selle pakkumise, juhatus oli nõus ja nii ta oligi, et ei olnud seal mingit nagu, ei olnud seal pikalt mõtlemist, ei olnud seal pikalt vaagimist, et ma olin ju asja sees tegelikult. Ja, 6 aega oled sa nüüd olnud ikkagi, ütleme, direktor. 6 aega ma olen olnud direktor. Ma ei suurustaks seda nagu ametipositsiooni, et mul üks heas sõber saatis, kes on juba ka kõrgemas heas saatis sõnumi pärast seda, kui sai teada, et ma asun peasekretäri kohale, et ütles, et nõukogude ajal oleks olnud ikka väga vägev ametipositsioon, eks ju, nõukogude ajal. Aga täna on teine aeg ja õnneks on teine aeg ja eks üksinda ei tee ju midagi, meeskond teeb. Kui suur see meeskond on korvpalliliidus kokku? Kes su alluvuses nüüd on? No see ei ole suur. Seal on ikkagi, ütleme niimoodi, et 5-7 nagu otsustajat, eks ju, ja loomulikult, eks sealt läheb siis puu allapoole, et lõpuks jõuame ju, alalit maksab ju palka kohtunikele ja nii edasi, eks ju, et treeneritele ja... Ma mõtlen kontoriinimesi. Kontoriinimesi meil on 7. 7 inimest on Eesti Korvpalliliidu kontoris tööl. Jah. Saavad palka iga kuu. Tead, oskad sa öelda... Saavad palka. Siiamaani veel saavad. Oskad sa öelda võrdluse Läti ja Leeduga näiteks? Vaata, Leedu alaliit on hoopis teistel alustel. Leedu alaliit on niimoodi, et kõik liigad on tegelikult eraldiseisvad üksused, eks ju, et seal alaliidus, ma ei vastu võlgu, palju seal on neid positsioone, aga Lätis on rohkem. Miks Eestis liiga kuulub alaliidu alla? Miks meil liiga ei või olla eraldi? Ei, ta võib ju olla, aga ma arvan, et võita on rohkem, kui ta kuulub alaliidu alla. See on nii olnud, seal on mingil hetkel olnud ka klubid natukene ambitsioonikamad, mõelnud, et teevad ise seda asja, aga lõpuks oleme jõudnud ikka sellele nagu töötavale struktuuril ja töötavale asjale, nii et ma ei näe täna nagu, ma ei näe põhjust, et see liiga ei oleks
alaliidu all. Täna ei ole siis klubide poolt kedagi, kes ütleks, et prooviks nagu ise teha asja ja võtta siis, ma ei tea siis, riisuda koore nii-öelda. Publikut ju ikkagi täna ju käib päris palju. Noh, jah, selle üle tasub küll nagu plaksutada endale Paidea või siis klubidele Paidea, eks ju, et sellel aastal ma arvan nüüd viimase või viimaste mängudega, eks ju, me publiku reitingus jõuame 600 pluss numbrini, eks ju, mis on circa jälle 2 korda rohkem kui oli see eelmine aasta. Kas eelmine aasta oli mingi 450 või? No see koos play-offidega, eks ju, et seal põhijooajal oli ta seal 300 juures ikkagi, et jah, 400, ma siin panen natukene puusse, et päris kahekordse kasvu ei tule, aga see on ikkagi 50+%. Ja mis on siis meie nii-öelda esindusklubi, kes kõige rohkem rahvast toob? Sul on need numbrid teada? Ja, no mul on need numbrid teada, eks ju, et no Graamo on teinud, aga Graamo on teinud ka paar ägedat mängu sellel aastal, eks see viskas ta keskmise numbri ülesse. Tartu on tubli, Keila on tubli, sinna mahuks, kui oleks suurem saal, oleks seal ka rohkem rahvast, eks ju, see on ju alati puubisti täis. Pärnu on väga normaalsete numbritega. Ja Rapla tõmbas ka poole hooja pealt ennast käima. Rapla tõmbas käima ja palju õnne siinkohal Jaak ja Voo, et see oli äge ja neil oli seda vaja. Kas Rapla jätkab nüüd sinu andmetel järgmine aasta või ei jätka? Minu andmetel nad jätkavad ja jätkavad samamoodi ambitsioonikalt, et ma arvan, nad tegid ka väga õiged otsuseid sellel aastal, et nii väike kogukond nagu on Rapla, eks ju, et ühest küljest tood, eks ju, välistreeneri, kes võib-olla toob mingit teist mõtlemist ja treening nagu metoodikat, aga teisalt ikkagi ütleme nii, et see hooaja lõpp ka näitas, Rapla vajab ikkagi omasi poisse ja vajab ka Eesti poisse. No tegelikult mulle tundub, et kõik need väiksed kogukonnad, oleme siin ausad, Keila, kui ta paneb paar aastat veel nii, nagu nad täna panevad, siis ilmselt läheb raskeks, et sul on vaja ikkagi nagu oma poisse sinna sisse. Samamoodi on neid vaja Pärnusse, samamoodi on neid vaja Tartusse, samamoodi on neid vaja tegelikult Eestis ka Graamosse. Kas alaliit siin, palju räägitud teema, aga ma küsin nüüd üle uue peasekretäri arvamuse, välismängijate piir on arutlusel või ei ole? Täna ei ole, et ütleme nii, et eks elu teeb ise neid otsuseid ka, eks ju, et kui see oleks niimoodi, et meil oleks kuskil seal, ma ei tea, enamus välismängijad, eks ju, siis see oleks nagu muret tekitav, aga ütleme niimoodi, et siiski Graamo välja jättes, siis nagu teistes klubides on ju selged kohatäited, nagu kus sul enda mängijaid ei ole, on ta siis tsenter või äär või tagumine ja nii edasi. Ja, aga ja eriti nüüd, kus veel viimases mängus läks välismängija ära, siis tulid veel mehed pingilt, kes... Tulidki Ruubel ja tuli Ruut ja täpselt seda, mida ma räägin, ehk siis omad poisid ja mille üle on eriti hea meel ja mille üle on eriti hea meel kindlasti ka Rapla publikul. Aga ma mõtlen, kui palju selliseid poisse võib-olla on jäänud kõrvale nende aastate jooksul, kui lihtsalt jäävadki ja välismängijate peale pannakse suur rõhk, et nad ei saagi nii-öelda peale. Ma arvan siin selle, jällegi ma natuke nagu hüplen küll, aga tulles tagasi selle Rapla juurde, et seal oli pigem, ma arvan, et ei saa peale, pigem oli selle eelmise treeneri nii-öelda käekiri, eks ju, et tuli Eesti treener ja hakkasid Eesti mehed nagu mängima ka väga olulist rolli seal võistkonnas, eks ju, et ma ei oska öelda seda, et kas meil on läinud niimoodi, et mingid väga andekad kutid ei saa nagu klubide juurde. Ma pigem kaldun arvama, et ei ole üks näited. Ehk et see täna ei ole probleem. Liiga palju välismängijaid, meil see ei ole probleem ja meil välismängijate piirangud hetkel see ei ole aktuaalne. See ei ole aktuaalne, eks ju, ta tuleb, aktuaalseks ta saab, eks ju, kui neid on siin liiga palju, aga täna ma ütlen, elu teeb ise otsuseid ja ma ei näe selles nagu, mina ei näe selles probleemi. Siin alates vaata see kvantiteedi ja kvaliteedi küsimus ka, eks ju, et meil on vaja, et klubid oleks kvaliteetsed, eks ju, ja sealt tulenevalt on oluline, et on ka välismängijaid. Aga mul meeldib ka väga need käekirjad, näiteks mida Viimsi ajab siin ja mida ajab Taldek ja olude sunnil, aga näed, mängus sees, et ei ole ju niimoodi, et nad nüüd jäid mängust välja kuidagi selle tõttu. Otsus ja väga nagu õige otsus ja loodame, et sealt tuleb ka neid noori Eesti poisse, eks ju. Sul lühikese ametiaja jooksul on, kui me liigast räägime, toimunud ka juba selliseid, võib-olla selliseid pretsedente meie liigas. Peep Pahv ja Keila ühinemine Tallinna Kaleviga. Sinu nii-öelda otsus oli seal ju
ka, et see saaks teoks. Räägime natuke selle tausta lahti. Seal minu otsus seal selles mõttes ei olnud, et see on juriidiliselt ju kõik tänaste reeglite järgi ja nii need on, et mõni võib ju küll vaadata siit nagu mis jama nad seal korraldavad, aga sellised on reeglid ja mina austan just seda, et kui sa käitud nagu reeglite põhiselt, eks ju, olgu need reeglid halvad, siis muudame, lepime kokku ja hakkame jälle nende järgi. Kellele see ei meeldi? Tead, ega kõigile meele järgi ei saagi olla, eks ju, et on siin teatud fännid ja asjad on ikka kirjutanud nendel teemadel, eks ju, aga ma jätaks selle sinna, et see asi on niimoodi praegu ja jõudu Peebule. Ehk siis 3 aastat Peep mängib Keilaga ja keegi sinna nii-öelda näppe vahele ei pane. Ja kuidas see diil on, kas sealt nagu Tallinna Kalevi poolt keegi võib sealt nii-öelda poole hooaja pealt öelda, et kuule Peep, võta nüüd kõrvale, et me ikkagi võtame selle asja ise üle. Kuidas see käib? Seal ikka taga ei ole. Seal on ikka taga reaalne leping, eks ju, mis on küll konfidentsiaalne, aga mina olen seda näinud, eks ju, et seal taga on ikka konkreetne leping, et sellist, nagu sa praegu kirjeldasid, sellist olukorda ei saa juhtuda. Sellist skandaali ei saa juhtuma. Teine sinu lühikese ametiaja jooksul tehtud otsus, mitte ainult sinu, aga ikkagi läheb juba sinu ametiaja alla, oli siis Reinar Halliku klubi mitte lubamine meistriliigasse. Isiklikult minu seisukohalt võib-olla ka, et võib-olla ei olnud võib-olla päriselt nii-öelda see projekt koos ja võib-olla ei olnud ka, kuidas ma ütlen, ei olnud see nii kindel, et nad võiks tulla ja nad võiksid seal hästi esineda. Mis teie need nii-öelda sellised argumendid olid, miks te talle kohta ei andnud? No sa vastasid tegelikult ise ära ju tegelikult, eks ta natukene, ma arvan, ka Reinar ja Koo poolt oli ka selline kompamine, eks ju, et kas nad olid lõpuni, oleks valmis olnud ka tulema, see on omaette küsimus, eks ju, et las tema vastab sellele, et tulles jälle, ma ei taha, et ega me siin korvpallis et me ei ole mingi justiitsministeerium, et meil kõik nagu reeglid ainult, aga me oleme nüüd loomas ka seda süsteemi, ehk siis sellist auditeerimissüsteemi meistriliiga klubidele. Ja siis sealt tekivad ka teatud, seal on olemas täna ka teatud kriteeriumid, mida meistriliiga klubid peavad täitma. Seal on saalist, töökohtadeni ja nii edasi. Saali probleemid on väga suured kogu aeg. Ometi on, eks ju, et sinna me just sinna plokki me jõuame, aga sinna peab ka tulema ka nagu teatud eelarvelised küsimused, eks ju, mängu ja nii edasi, et need ei saa olla lihtsalt lahtrid, mida on ära täitnud, et mis on su eelarve, 500 000, eks ju, ja nii edasi. Teeme lihtsamaks. Reinar Hallik võidab järgmine aasta esiliiga ära, neil on õigus tulla meistriliigast. Muidugi. Nii, aga mis neil siis vaja on selleks? Ega see ei ole, tähendab, kui nad võidavad, neil on see õigus tulla, aga nad peavad ikkagi teatud kriteeriumid täitma. Esiteks nad peavad mängima saalis, mis vastab, eks ju, meistriliiga nõuetele. Ja see nõue on? Seal on kõik telenõuded, asjad, publikunõuded ja nii edasi. Kastani Arena. Kastani Arena väga fine, sellega ei ole mingit küsimust, eks ju, Kastani Arenale ja loomulikult sul peab, eks ju, olema reaalne võistkond, eks ju, reaalsed mängijad, staff, eks ju, sa pead pingutama turundusega, sul peab olema omavalitsuse tugi, eks ju, mida loodetavasti. Me oleme sinna pool teel, täna me ei loo sellist, nagu me ei ole sellist nõuet, eks ju, aga ütleme niimoodi, kui sa küsisid enne, et mis oleks need reeglid või et kuidas siis alaliit saaks teha erisuse, et sellisel juhul, need on küll ühed reeglid, eks ju, et kui sa tahad nagu erisusega saada endale meistriliiga kohta, siis peab olema ikkagi selge nagu tugi olemas ka nagu nii sponsorite poolt ja siis ka omavalitsuse poolt. Kas täna kõikidel Eesti klubidel, kes mängivad, on omavalitsuse tugi olemas? Vist ongi või? On küll, jah. Ongi, jah? On küll, jah. Ja, ma hakkan mõtlema niimoodi, siis ongi. Ja ühesõnaga nad peaks saama siis Rakvere või Lääne-Virrumaa või mingi sellised toed. Me igal juhul oleme ka nagu realistid, et see on ikkagi väga oluline panus, mida omavalitsus klubi eelarvesse paneb, eks ju, et siin suuremad klubid on ju, eks ju, 6-kohalise panusega, ja see näitab ka nagu mingit sellist kogukonna küsimust, eks ju, see näitab ka seda, et on usaldus, nii on, et sellisel projektil on siis nii-öelda ka nagu tulevik ja pikaaegsus garanteeritud. Kuule, aga kui me selle Reinar Halliku juures oleme, siis nooremate poistega tuldi U19 Eesti meistriks ja kuidagi tundub, et see töö seal kannab päris head vilja ja ma arvan, et sa tunnistad, et seal tehakse head tööd. Tehakse. Miks kuradi pärast Audentesest midagi sellist me ei kuule?
no kurat, seal tehakse ka head tööd. Ma arvan küll. Aga kui tulles Audentese juurde, siis meie eesmärk on kindlasti nüüd lähiajal seal nii-öelda teha nagu, ja see ei ole etteide tänastele, seal tehakse tänaste ressursside juures täpselt seda tööd, eks ju, nii-öelda nii palju, kui sa paned, nii palju ka saad, eks ju, et meil on vaja Audenteses teha nagu kindel nii-öelda 2.0 või siis nimetame seda lausa 3.0, eks ju, et. Kaugus see käima jooks, meil käib, me kogu aeg kuuleme seda, kogu aeg midagi, et no, et me ajame ja proovime ja tahame selle Audentese tööle saada. Aga minu arust see ei ole, ma kuulen sealt mingid etteheited, et 12. klassi poisid teevad 9. klassidega trenni koos, et seal vanemad poisid ei arene ja ma täpselt süsteemi ei tea, ma lihtsalt linna pealt kuulen sükst jutte. No seal on omad probleemid kindlasti, eks ju, aga Audentes peaks olema meie nii-öelda selline ikkagi kvaliteedipaber või nii-öelda, et kui sa oled sinna ikkagi kutsutud ja sinna soovid tulla, eks ju, siis ei ole nagu, no sa pead saama nagu vastu need tingimusid, mida siiski nagu kahjuks või õnneks ükski klubi täna ei suuda, eks ju, sulle pakkuda. Aga täna ei taha paremat poisi sinna minna või tahavad, aga klubid ei luba. Ei, eks seal ongi see asi nagu, siin ongi vaja jõuda, et kõik tahaksid ja kõik klubid saaksid aru, et nende mängija seal ka areneb, eks ju, see usaldus tuleb saavutada. Ma nõustun sul sellega, et see asi ei tööta nagu 100%, kindlasti mitte. Kuidas sa teete seda? Mis see plaan on siis? Sinna tuleb, mis plaan on? Esiteks tuleb, alaliit peab sinna leidma lisaressursse ja ka Audentes ise ja riik, eks ju, täna on meil tellimus on selline, nagu ta on, eks ju, sinna eraldatakse teatud summad raha, eks ju, aga esiteks sa pead nagu pakkuma nagu kvaliteeti rääkides treeneritest, siin on vaja leida ka üks lisatreener. Täna on 2 tükki, eks ju, siin on vaja korralikku üket, seal on vaja korralikku füsiot, eks ju, kõik need pooled peavad olema täidetud ja loomulikult me peame pakkuma ka kuttidele vastu ka mingid välisturniid. Näiteks nad käivad, eks ju, Prantsusmaal, okei, see on meile endale selline lakmuspaber. Aga ma arvan, et Audentes peaks käima ka näiteks USA turniir, sest kutid, kes sinna lähevad, nende ju suurim eesmärk lähi nagu vaates on saada ikkagi kuskile korraliku kolledžisse, eks ju, USAs, ülikooli. Kahtlemata. See Prantsuse turnee, mis nüüd oli, selles mõttes lakmuspaber oli päris karm. Sealt tulid ikka 5 ja 60 latakad ja noh, ikkagi midagi nagu sealt positiivset kaasa võtta ei olnud. Sealt tulid latakad ja et eks seal ikka positiivset oli. See on nagu selles mõttes, et avas silmi, kus me oleme. No selles mõttes on see ju positiivne, et kindlasti saavad, kui haksime ju jutuga pihta, et meil on kõik korvpallis ime hästi, eks ju, siis tegelikult ju ei ole, eks ju, et mu maailm paneb ka väga kõvasti ja mingis noored kutid panevad ka eest ära, eks ju, et eelmine aasta nad said paremini hakkama ja kusjuures see oli võib-olla ainult 1-2 mängija nagu küsimus sellel aastal, eks ju, et meil ei olnud enam tsentrit korralikku, eks ju, mis oli eelmine aasta olemas ja nii edasi, et me oleks nagu palju rohkem olnud mängus sees ja siit tekibki see küsimus, et kui me ei saa nagu ise, eks ju, 100% oma meeskonna komplekteeritud, et siis äkki tuleb kutsuda ka mõni nagu mängija lisaks, kui sa lähed, eks ju, sinna, et sa oleksid võrdväärne partner teistele, kellega sa mängid. Miks seda ei tehta? See on hea küsimus. Näed sa, et kuidagi ei taheta selle Audentesega koostööd teha, ei taheta oma poisse ikkagi anda sinna. On selline klassikaline Eesti värk või? No eks ta natukene, alati on seda ka, aga pigem me ise peame ka nagu õppima, ega me õppisime seekord saab samamoodi, et näed, oleks olnud vaja 1-2 kutti juurde kutsuda, eks ju, oleks seisu olnud parem, eks ju, aga me esimeses järgus ikkagi ju anname võimaluse Audentese poistele, see on ju nende nii-öelda nagu preemia, et nad saavad ise siis ennast ja ka nende treenerite nii-öelda nagu preemia saavad ise ennast võrrelda selle vanuse nagu Euroopa täieliku tipuga, eks ju, et see ikkagi on selge, et selle vanuse Euroopa tipp. Kas see koht, mis seal Prantsusmaa turniiril nii-öelda meile õisk on olemas seal Audentesele siis kui võistkonnale. Kui sealt tulevad sellised litakad, siis kas meid kutsutakse sinna jätkuvalt või me peame selle koha kellegi teisele ära andma? Hea küsimus, aga ma tean, et järgmiseks aastaks meid on igal juhul kutsutud. Ja seda küll. Okei, nii et saab nagu atra seada. Samas, ütleme nii, et me räägime ühest välisturniirist. Äsja lõppes Euroliiga raames mängitakse ka seda nii-öelda noorte Euroliigat. Ma ei tea, mis kriteeriumid seal üldse oleks, et noorte Euroliigas kuidagi osa võtta, see vist on täitsa utoopia või?
ma ei ütleks, et see... mingid madalamaid sarju ka veel, mida saab, millega Audentes saaks mängida kaasa ikkagi mingit nagu... No kindlasti seal tuleb otsida, selles mõttes Audentesega tuleb tegeleda. Ma ütlesin, et see ei saa olla, me ei saa olla rahul täna sellega, mis on tulemus, eks ju. Ja see ei ole, veel kord ma tahan rõhutada, see ei ole nagu etteheide ei nendele poistele, ei nendele treeneritele, kes see on ja nii edasi. See on täna selline, see on see süsteem ja meie tulemus on see, eks ju. Et aga kas me oleme sellega rahul? No ei ole, no. Et see on see sama, mida sa siin päris nagu teravalt nagu konnasilma lastud, et me peame sinna saama kõik oma paremad poisid ja isegi siis võib-olla tuleb võtta nendel turniiride jaoks veel 1-2 tükki veel juurde kuskilt, eks ju, aga noh, ütleme nii, et kui ma nimetasin meile paremad poisid, kõik on seal, siis pole vaja võtta, eks ju, aga täna kindlasti ei ole kõik meie perspektiivikamad mängijad Audenteses, seda kindlasti. Ma mäletan kunagi Jukka Toijala, kui ta tuli siia, siis ta rääkis sellest Helsingi korvpalliakadeemiast või midagi, et seal oli kuidagi sama probleem oli, et ei tahetud anda alguses poisse, klubid ei tahtnud poisse anda, aga kuidagi hakati seal niimoodi tõestama, et see on nii hea koht, et täna on nagu auasi klubile, et kui nende poiss on seal. Me tahaks, et see oleks ka nii. Me tahaks, et see oleks ka nii. Ja Jukka minust on väga palju nagu proovinud nagu kuidagi seda Audentesele ka mingid näpud nagu... Ja see ei toimu ka üleöö, eks ju, et seal ma nagu räägin, seal taga on ju rahastused ja kõik need asjad, eks ju, et tänagi on juba praegu on Audentese poole nagu korvpalliliit siis nagu panustab ise nagu alaliiduna kõige rohkem üldse sinna nagu ise lisaks, eks ju. Audentesesse, et aga oleme rääkinud läbi Audentese juhi Priiduga, kui noh, loomulikult on siin Jukka ja Raido Roos, eks ju, taga, et me peame üheskoos saama sinna lisarahastuse ja siis on teatud need käigud, mida ma juba enne vist mainisin, eks ju, lisatreener, peatreener, füsio, turneed, et sellest Audentesest täpselt tehakse selline toode, et noh, kutid tahavad sinna tulla ja klubid usaldavad, et nende kutid saavad seal paremaks. Punkt. Okei, punkt. Millise eelarvega korvpalliliit aastast aastasse ära toimetab? Väga niimoodi jämedalt öeldes on 3 miljonit eurot see. Sellest pole ka saladus, sellest 1 miljon tuleb toetajatelt, 1 miljon, aitäh neile, täielik respekt, aitäh. 1 miljon. Kes on täna üldse suuremad korvpalliliidu toetajad? No meil on Utilitas, meil on Ramirent, meil on palju seal, Alexela, liigas oli Pahv, nüüd võib-olla varsti saame öelda välja uudiseid, täna veel ei saa, eks ju, Pahv lõpetas, et kes on uus Eesti-Läti liiga nimipartner. Meil on, ja see on nagu, see on äge, et meil on nagu enamus sponsorid on siiski pikaajalised. See näitab, eks ju, et meil on koostöö, meil on usaldus ja on olemas kvaliteet, mida siis omal toetajale pakkuda. Siis 1 miljon, kus ma nüüd jäin, 1 miljon on eks toetajad, 1 miljon on, see on jämedalt öelda, see on oma tulu ja 1 miljon on siis omavalitsus ja riigitulu ja ongi niimoodi. Kolme jala peal, piletitulu, litsentsid ja nii edasi, et nüüd me oleme juba väga atraktiivsed just meestekoondise läbi, et meil on väga arvestatav juba piletitulu. Selles kontekstis annaks jumal ja sooviks, et neid mänge oleks rohkem meestekoondise omasid. Litsentsitasude tõstmine tekitas ka mingites ringkondades sellist nina krimpsutamist, et päris nagu jõuliselt tõsteti, kuigi ma saan aru, et need päris mitu aastat olid nagu tõstmata. No see viga oligi selles, et sellega tegeletud, eks ju, et me olime täitsa mingis kiviajas nende litsentside ja nende summadega ja isegi võrreldes teiste aladega ja nii edasi, eks ju, et ja mida siis selle litsentsi eest nagu ja osavõtuasudest nagu vastu pakutakse, et jah, tehti see otsus, tegime üheskoos ära, oli korra valus, aga ma arvan, et klubid saavad sellest aru ja et nüüd lähima aja perspektiivis meil pole plaanis seda tõsta. Kellegil koss mängimata, sellepärast mulle tundub ikkagi vist ei jää. Õnneks ei jää ikka, et need summad ei ole sellised. 3 miljonit ja hästi palju on viimasel ajal minemas ressurssi, vähemalt jälle juttude järgi, naiste korvpallile, tüdrukute korvpallile. Kui me rääksime Audentese sellisest litakatest Euroopa tasemel, siis minu arust hästi tore turniir on see jaanuari alguse turniir seal samas Audentese saalis, kus on siis noorte koondised koos. Ja kui poiste osas on seal ikkagi alati nagu mingi põnevus, siis midagi ei ole öelda, oleme ausad, tüdrukute osas on ikka asjad nagu hapud. Täna läheb sinna päris arvestatav ressursraha. Ma saan aru, et ma võin endale nüüd praegu tekitada väga palju vaenlaseid naiste korvpalli fännide hulgas.
aga kas see kurat on ikka, asja pole ju, oleme ausad, asja pole. Vaat siin ma nüüd hüppan korraks selle Audentesest, et kui me poistes peame tegema 2.0 või 3.0, siis ma ütlen, et täna need, mis me oleme tüdrukute poole peal teinud, nüüd tuleb trenni teha seal, eks ju, et seal on naistekondise peatreener on, eks ju, 24/7 on pandud Audentese tüdrukuid treenima, eks ju, et seal ei ole vaja mingit nagu eurokat leiutada, seal tuleb trenni teha, eks ju. Aga nüüd tulles tagasi, eks ju, tüdrukute juurde ja naiste juurde, siis oli see, et eks me nagu alaliiduna panime ka puusse. Me hakkasime mingil määral seda nii kõvasti välja ütlema, et meil on suur fookus, eks ju, naistel. See oli uue presidendi nii-öelda. Aga kuidas me saame ka 21. sajandil öelda, et naised ei ole oodatud või midagi sellist, eks ju, et aga mis oli jama, oli see, et me ise võrdsustasime, panime võrdusmärgi sinna vahele, aga siis lähebki kõik tuksi. Teelt on nagu, see on küll üks korvpall, aga kõiki asju, mis sa teed meestes, ei ole mõtet teha nagu naistes, eks ju. Aga täna me oleme teinud ka nagu õiged otsuseid, et me oleme pannud fookuse noorte peale. Sealt tuleb aastate pärast alles vilja ja me oleme loonud, eks ju, ükskõik mis see kvaliteet on. Aga me oleme loonud ka väljundi nagu kohalikus liigatasandil, eks ju, LHV naiste korvpalli meistriliiga. Aitäh siinkohal, et LHV sellele õla alla pani, et eks ta natukene metseenlus ole, aga seal on meil on olemas toetaja, kes sihtotstarbeliselt toetabki naiste kossu. Et nüüd on oluline, et see liiga tase tõuseb, nende klubid, kes seal osalevad, et nende tase tõuseb, eks ju, et see on ka pikk töö ja siis on nagu nendel noortel tüdrukutel siiski nagu näha, et mille nimel ma mängin, eks ju, et kus ma võin saada, muidu sa vaatad seda naiste NBA-d ja saad selgelt aru, et aga ma siin ei saagi ju. Aga korvpall aastal 2024 tüdrukuid korvpallitrenni saada, kui lihtne see üldse on või on see üldse huvi, kui palju neid täna mängib? Neid mängib, seal oli sellel aastal, ma ei tahaks numbriga eksida, kas 44 tüdrukute võistkonda osales Eesti meistrivõistlustel, eks ju, et eks seal on omad mingid väljakutsed, eks ju, et aga ma saan aru, et meie tublimad klubid on selle võtnud endale nagu ka südameasjaks seda vedada, näiteks Tartus, eks ju, Rapla teeb tublit tööd, TSA ja nii edasi, et Audentes, et see ei ole võimatu. Kas selle tüdrukute ja naiste korvpalli nii-öelda elu sisse puhumise arvelt kannatavad näiteks noortekoondised poistel või nii? Jääb nendel mingi ressurss väiksemaks? Ei, seda ei ole niimoodi, seda kindlasti ei ole niimoodi, et toimetatakse nende vahenditega, mis on ja tehakse maksimaalselt nende vahenditega, mis on, et siit ei ole kuidagi niimoodi, et nüüd võtame poistelt ja anname nagu tüdrukutele, ei. Poistel on omad vahendid. Noortekoondised, tüdrukud vist ei käi praegu veel väljas nendel Euroopakatel suvet? Käib, see aasta läheb 16. U16, et see võiks olla siis nii-öelda meie nii-öelda esimene üle pikka aja selline... Ei, nad on ikka enne ka käinud, et meil oli eelmine aasta oli isegi rohkem neid koondisi, kes käisid, nüüd tegime otsus, et on U16 läheb, aga tüdrukud mängivad ka Balti matši, eks ju, tüdrukud mängivad seda sama BSPC-d, mida me siis koos vaatame seal alati jaanuaris, mis on tõesti äge noorte turniir, kus on, ma ei tea, juba ju NBA legendid kõik ju omal ajal osalenud, eks sellel aastal tuleb 20. edition, eks ju, tuleb seda kindlasti suuremalt teha, kui on seni tehtud. Ja tüdrukutel on ka loomulikult Läänemere mängud. Et selles kontekstis kuskilt nagu vähemaks ei võta, et tüdrukud saavad kindlasti ennast nagu proovile panna. Ja ütleme, et naiste kossus ju see Skandinaavia on väga kõva lakmuspaber, et kui me räägime nagu meeste kossus, vaatame Soomet, eks ju, siis Soome nagu tüdrukute koondised on palju kõvemad, eks ju, ütleme niimoodi, nagu Euroopas on nad seal kuskil kuni 10. koha peal ja nii edasi. Ja ikka top 10, jah. Top 10, et siin nagu, nendele kaotada, loomulikult me ei ole sellega rahul, aga ja need pakid on päris suured, eks ju, aga teist küljest... Mis seal teistmoodi tehakse siis? Ma arvan, seal on ajalugu on asja nimi, et eks selle asjaga on nagu tegeletud, eks ju. Selle asjaga on tegeletud, mis on ka meil, aga teda on tegeletud niimoodi, et ole seal ja olge vait ja ärge kõvasti, eks ju, rääkige, muidu, eks ju, muidu paneme suu kinni, et see on fookus asja nimi, see on fookus ja mis seal teistmoodi tehakse, eks siis tehakse rohkem trenni. No samamoodi on tegelikult ju Soome, kui me toome Soome võrdluse, siis on fookus ka Soomes ka poiste peal, midagi öelda ei ole, et kui see U18 koondis siin nüüd käis selle samal turniiril, millest me räägime, siis nad näitasid nii meile, kui näitasid Lätile ja näitasid, Rootsile vist küll kaotasid lõpus vist, aga põhimõtteliselt
oli fookus on pandud U18 peale, sest neil tuleb Soomes tuleb Euroopa meistrivõistlusturniir. Ja see fookus pandi ikka väga tugev sinna, see sats käib koos. Ja seda on mitu aastat juba tehtud. Mitu aastat see ei ole niimoodi, et korra nüüd, et nüüd on sellel suvel toimub ja nüüd aasta otsa tegeleme. 2 aastat kindlasti. See on kindlasti, see on ja periood olnud. Ma jään ka vastuse võlgu siin kontrollides, et kui pikk see aeg on olnud, aga minu teada nad võtsid ammu selle otsuse vastu ja seal on ka andekaid kutte, eks ju, mille pärast siis nagu nii-öelda nemad on saanud siis küll kindlasti lisaressursse. Sa ütlesid, et seda jaanuari turniiri tuleb see aasta suuremalt teha. Räägime sellest ka. Meie koondised lähevad välja noortest siis U16, eks ole, U18, U20, lähevad kõik, mängivad kõik B-tasemel. Seda küll täna, jah. Kas see, sa ütlesid see enda nii-öelda piletitulud või see nii-öelda oma tulud asjad, kas mõne, meil on olnud ju Eestis ka finaalturniir noortel? Oli. Sinu hea kolleeg Andres oli seal vist peatreener veel, eks ju, et mis aasta, see oli päris palju aastaid tagasi ikkagi. Ja seal mängis Ante Kompu vist. Just, mängis küll. Et kas midagi sellist Tiies mängis seal oli väga palju tänaseid nii-öelda Euroliiga tasemel mehi ka. Kas midagi sellist me võime ka teha? Ja siin on pigem nagu küsimus sellele FIBale. Tänane süsteem nagu ei võimalda meil neid üritusi korraldada. Isegi U-tasemel? Isegi, ütleme niimoodi, et seal on toetus nii marginaalne ja nõuded jälle nii suured, siis siia tuleb nii palju satse kokku, eks ju, ja suvel Eestis proovisa leida, eks ju, hotelle ja asju, eks ju, Tallinnas. See on Mission Impossible. Ei, ta ei ole Mission Impossible, see on nagu valesti öeldud, aga tänane selle turniiri korraldamise on siiski nagu jaburalt suured kulud, mis ei ole nagu õigustatud, et kui sa oled siis nagu korraldusse, et siis nagu korraldada siin seda Euroopa meistrivõistlust, selle rahaga on nagu targemad peale hakata, eks ju, et aga BSPC juurde tagasi tulles, siis seal on nagu selles mõttes kihvt, et seal käivad, eks ju, Soome lapsevanemad, seal käivad Läti lapsevanemad ja nii edasi, et ma arvan küll, et sellel aastal tuleb teha nagu rohkem trummi taguda ja seal need mängud, vähemalt poiste mängud võiks olla küll täissaalile. Täissaalile? Audentese mõistes siis, mis seal on kuni 1000 inimest. See ongi täis, kogu aeg ei ole või? No ta päris niimoodi ikka puubist ei ole, ta on seal 500 inimese juures olnud. No mõtlesid äkki ikkagi viite juba päris suurde saali kuskile. See on lihtsalt see, et see Audentes lihtsalt on nii, ma ei saa öelda mugav, aga mugav ka, aga ta on nii õige selleks nagu asjaks, eks ju, seal on nad elavad seal samas, eks ju, mängivad, sest sellelt on seal ju palju mänge, eks ju, et see kõik on kuskil ühes niisuguses keskuses ja meil ei ole rohkem niisugused. No meil on üldse kuidagi saalidega näiteks apusti. Meie esindusmeeskond Cramo käib mängimas, seal ütleme põhimõtteliselt piltlikult öeldes saalis, kus on vaba aeg. Jätab kohata päris kummalise mulje. Ja ometi on nad suutnud teha ikkagi päris korraliku publiku numbri selleks aastaks ka. Meil oli karikavõistluste ajal täitsa ootamatuid jutte oli seal, kui me mängisime pronksi mänge. Ühesõnaga saali mure ja sa ütlesid ennem, et klubidel on nii-öelda kohustus saali omada, kui nad tahavad meistriliigas mängida. Omada muidugi ei ole see, selles mõttes, et Eestis ei oma ükski klubi siiski saal. Jaa, peab olema saali aeg. Aga jube palju, hästi palju lõppeval aastal on neid saali probleeme. Kuidas sellele asjale lahendus leida? No nendele saali aegadele tuleb varem näpud taha saada. Sellepärast me oleme ka oma nende hooajalitsete nagu, või hooaja graafikutega tulnud järjest nagu varem välja, eks ju, et lihtsalt midagi ei ole teha, et seal on ju ka võrkpallurid ja kõik, kes selle saali aja pärast, eks ju, võitlevad, et mida varem sul on asjad nagu lukus, seda suurem tõenäosus sul on seal kõik need broneeringud saada endale, et siiski nagu, ma ei tea, et TalTechil oleks probleeme või ma ei tea, et Tartul oleks probleeme saali ajaga, et siin mõni üksik kord võib-olla on olnud ka Pärnul, eks ju, aga siiski ma ei tea, et Keilal oleks nagu aegadega probleem, kui ta on varakult need ära broneerinud, et Cramo mängude arv on ka ju tegelikult kõige suurem, eks ju, kui panna euro juurde siin, eks ju, ja nii edasi ja taas tahtmata ka karikas ta läheb ju, ka selle aasta näitel läheb ju lõpuni välja, aga mis on Cramo nagu kvaliteeti näitab, on seda, et nende mängukorraldus on juba sellisel tasemel, et nad suudavad nagu oma Cramo nimega, eks ju, ka Kuressaare täismaja tuua, et selles mõttes nagu
Ramo Kask ja Allan ja Koo, kes seal on, et respekt, et nad seda teevad ja suudavad. Ei vaidle üldse vastu, absoluutselt ei vaidle vastu, aga isiklikult mina, täna ikkagi ka juba kuldses keskeas inimene, ma tahan mugavust ja ma ei suuda kalendrist kogu aeg näpu järgi ajada, kus keegi mängib, millises saalis, kui ma võtame just selle sama Cramo näiteks, et ma ei saa aru, et alaliit siin ei saagi nagu midagi teha, ma lihtsalt praegu kurdan sulle muret. Ma tahan, et mugav oleks. Ma ei taha Kalevi spordihalli ka minna, sest Kalevi spordihallis täna enam ei ole mugav käia. Sa ei leia parkimist, sa ei saa seal olla ja edasi. Et see kõik on selline nagu kuidagi, sa pead ikka raju fänn olema, et sa sinna lähed. Õnneks täna on ikkagi rajusid fänn Cramol on. Õnneks, et need rajusi fänne on ja ma nõustun sinuga. Eks see nagu selline harjumus ja kõik see, et siin on ka Cramo ise ütleb tihtilugu, et aga kurat, et kuidas nad ei tule mul näiteks mingit veerafinaali vaatama või poolfinaali, et miks ta ainult euro, miks tuba täis on siin, miks suurtel ja olulistel mängudel ja nii edasi, et kus on selline fännlus või seal on kindlasti, tal on piisavalt fänne, aga ütleme nii, et fänne ei ole niimoodi, et neid on seal iga mäng 1000 tükki, eks ju, et ükskõik kelle vastu mängid. Ja siin on see saali teema on alati nagu küsimus, et sa pead selle mugavaks ja rutiinseks tegema. Nõus. Kui kaugel on üldse uue saali ehitus Eestis? Ma saan aru, et siin ju erinevad pallimängualad ja ka kergejõustik ja jalgpall ja kõik siin on justkui nagu mingid seljad kokku pannud ja midagi on toimumas. Sa oled kursis, mis siis toimumas on? No kopp maas ei ole igal juhul. Ei, ma seda ma tean, jah. Et meile, kui korvpallile on seda saali nagu kui õhku vaja, eks, kui sa räägid millegi korraldamist, eks, me oleme võtnud ikkagi ambitsiooni 2029 siis, eks ju, EM-i korraldada, et aga selleks on vaja 10 000 saali, et täna 2029 EM-i alagrupp siis. EM-i alagrupp, praegu nagu on Riias, eks ju, saab olema ka lätlased võtsid veel nagu suuremalt ette, et need korraldavad ka finaalturniiri, eks ju, et eks siis võtame siis nagu 2025 Soome siis nii-öelda praegu. Et selleks on saali vaja. Meil on kõik olemas, meil on suhted olemas, meil on väga hea korraldus olemas, eks ju, meil on kõik olemas, meil on FIBA-poolsed inimesed olemas, nende soov olemas anda seda meile, me väärime seda. Aga mille taha see jääb, meil pole 10 000 saali. Aga on see siis teenimise koht? Alaliidule? Ma arvan küll, jah. Seda, ma ei taha seda kõva häälega öeldakse, seal on nii palju nüansse, eks see sõltub ka paljuski pileti müügist, eks ju, palju sõltub ka sellest, kuidas sa suudad müüa, eks ju, mänge, mis on, kus Eesti osale, eks ju, neid on ka seal, eks ju, et kui me mäletame, eks ju, Milanot, siis seal meie olime eestlased 3000 tükki, eks ju, siis olid itaalased koduvõistkond ja ülejäänud oli ju tühjus, eks ju, vaigutas, et ma arvan, Eestis sellist asja ei saa olema. Eestis sellist asja ei saa olema. Miks peaks Eestisse keegi tulema, eriti tänases olukorras? Ei, ma isegi seda ei räägi, ma räägin isegi seda, et meil on siin juba nii palju korvpallifänne. Seda küll. Et meil on juba sellepärast, et me saame, see peab olema läbimõeldud, eks ju, tõenäoliselt itaalased ei huvitanud see piletitulu nii väga, ega nad selle nimel võib-olla väga ei võidelnud seal, eks ju. Meil on ju noored kossukutid ja nii edasi, meil sa pead võimaldama siis seda, et okei, ei teeni sealt nii väga palju raha, aga sa pead näitama neile ikkagi Euroopa tipptaset, eks ju, et sinu homset päeva nii-öelda. Aga jah, see on kallis, see üritus on kallis, sest ainuüksi FIBA juba võtab sealt, eks ju, miljoneid. Mis see litsentsi saamine või kuidas see on see? See on mingi väga kindel summa. 500 000. 500 000 vist? Ei olnud, 3 miljonit. 3 miljonit? Hinnad tõusevad. Okei, lähme saali juurde tagasi. Ma loodan, et ma ei valeta. Vabandus, kui tead see uus peasekretär, mõni miljon siia hinna, eks ju. Ei, aga see on niimoodi, see on kallis. Jah, see on kallis. Lähme saali juurde tagasi. Kopp maas veel ei ole, aga räägi, mis siis nagu toimub nii-öelda kardinate taga. Ma saan aru, et kas jalgpalliliit on selle asja? No jalgpalliliit on seal hea, aga ütleme nii, et kui sa vaatad neid projekte, siis see juba natuke tundub ulme, sinna panna siis kõik alad, eks ju, jalgpall kaasa arvatud, eks ju, et kui me nagu natukene realistlikumalt peale vaataksime, et siis võib-olla piisaks projektist, eks ju, mis rahuldaks ära siis korvpalli, võrkpalli, käsipalli ja siis loomulikult ka kontserdi, eks ju, korraldajad, et aga jalgpalliliidul on alati nagu ambitsiooni ja nendel on soov alati rohkem nagu, eks ju, jalgpallistaadionit saada, et see projekt tundub juba minu jaoks natukene nagu ulmeline, aga mitte võimatu. Teades muidugi, kes seal jalgpalliliidus ka kaasa mõtlevad niisuguste ulmelistele projektidele, eks ju, et
ma ei oska praegu nagu rohkem öelda et seda peab hakkama ka nagu keegi nagu reaalselt, täna me oleme ju räägime ainult sellest, eks ju, seda peab keegi hakkama reaalselt ka nagu eest vedama. On see siis Kultuuriministeerium, on see EOK, eks ju, ja nii edasi, et me saame alaliitudele pushida. Ma ei taha kellegi liiga teha, kindlasti äkki on, aga võib-olla see ei ole siis nagu piisavalt nagu jõuline see lüke. Ehk et tegelikult me oleme sellest saalist täna, me pole kuskil sellega jõutud ei ole tegelikult. Põhimõtteliselt No me oleme selles mõttes, ma arvan, et me oleme jõudnud. Me karjume, meil vaja seda saali. No see on juba nagu spordimehed tavaliselt need vaikselt kuskil nurgas, eks ju, teevad trenni, eks ju. Täna me oleme selle nagu välja ütelnud. Täna tehakse ka reaalselt tasuvusarvutusi sellega. See ei ole ju ainult sport, see on ju kultuur ka, eks ju, et kontserdikorraldajad ja nii edasi, seal ei ole ju ainult mingi korvpallimängud, eks ju, et see peab ka ära tasuma ennast ja noh, mingis vaates ette, eks ju, noh, me pakume ka nagu konkreetselt, eks ju, Euroopa meistrivõistlusi sinna. Noh, et sellesse samasse saali, noh, see on ju jumal. See on ühekordne värk. See on ühekordne värk, sinna tuleb muidugi saada, sinna tuleb mängida, eks ju, nii edasi, eks ju, et loomulikult me oleme nõus ka nagu mitmeti tegema. Meeste koondise juurde lähme korraks. Jukka Toiala ametiaeg lõpeb millal? Loodetavasti, mitte loodetavasti, ta lõpeb, selles mõttes loodetavasti, et me sinna kvalifitseerume, eks ju, Euroopa meistrivõistlustega. Finaalturniiriga. 25. Finaalturniiriga. Mis edasi saab? Seda peab tema kes küsima. Täna on tema fookus sinna kvalifitseerumisel, eks ju, et eks ole näha siis, mis edasi saab, et ütleme ka niimoodi, et see, mida Jukka on siin nagu teinud, eks see töö hakkab ka nagu mingil määral nagu valmis saama ja ütleme, et omada teda, loomulikult me tahame omada kuni lõpuni, eks ju. Aga eks see on ka kerge nagu Jukka nagu talendi raiskamine teda siin ikkagi nagu kogu aeg nagu kontori poole peal hoida, eks ju. Tegelikult ta on ju hing ja kirge asi on ju korvpalli sees nagu, et see, et ta 2 korda aastas, eks ju, või 4 mängu, eks ju, aastas, eks ju siin. Ütleme, et see mäng areneb ka nii kiiresti, et tal on vaja endal väga-väga palju pingutada, et nagu olla mängus sees, eks ju, olla tasemel, jah. Ehk et tegelikult sellest on juttu olnud, ta tahab olla tegelikult rohkem treeneri tööga hõivatud, kui talle tegelikult koondis pakub. Ja ma saan sellest ka aru. Ma saan ka. Ma saan sellest aru. Ma ei näe siin ka nagu mingit traagikat, kui ta oleks ka nii-öelda akende treener, eks ju, või me leiaks talle mingi hübriidvariandi, eks ju, et ta natukene ikkagi panustaks ka protsessi siin, eks ju, et rohkem nagu ma mõtlen ka noortekoondised ja nii edasi, eks ju, et sest Jukka töö on väga suur olnud selleks, kes kuhu me oleme jõudnud täna. Ja ta on, ütleme niimoodi, ta on ka nagu kogukonnas aksepteeritud, kuidas ta ütleb, siis Jukkat nagu usaldatakse, et see jutt nagu töötab, mida kahjuks ei saa öelda paljude teiste kohta, eks ju. Ta on meile selles mõttes ülioluline, et ta on öelda nagu, ta on võrdub korvpall, Eesti korvpall täna nagu. Ma olen sellega väga nõus ja mul on selles mõttes natukene okei, meil ei ole seda arengukava järgi, meil peaks olema 2025, eesmärk oli olla Euroopa kapital 8. 8 hulgas. Ei välista. Ei välista, kindlasti ei välista, absoluutselt mitte ja kui see veel ka juhtub, ja isegi kui see ei juhtu, siis Jukka asendaja, kurat, kes see saab olla? Eks te olete siin ise ka arutanud seda päris palju siin, kui sul on olnud 2 kolleegi siin kõrval. Ei ole arutanud. Ütleme, et eks ma ütlen oma arvamuse, see ei saa olla täna mingi, eks ju, eks sinna saab kandideerida tõenäoliselt siis sellisel juhul, aga Eiko. Ehk siis puhtalt läheb nii-öelda Eesti treeneri peale, mis on? Ma ei välistaks seda käiku, selles mõttes, et ta on ju näidanud täna ju suurepäraselt, kuidas ta suudab hoida ja ta on ju olemas ka täna juba mingi peale tegelikult, eks ju. Ta on ju Jukka kõrval, eks ju. Aga võtta Eiko ära samamoodi ainult koondiste juurde, mitte lasta tal olla nii-öelda näpud kogu aeg rasvas, et ma arvan, seda ei saa ka juhtuma, et ta ikkagi selge soov, eks seda peaks tema käest küsima, eks ju, et kuidas seda asja nagu paika panna, aga ma arvan küll, et ta ei ole seda tüüpi, kes on nagu akente treener, eks ju, et ta ei ole täpselt seda tüüpi, et ta soovib olla nagu klubi juures ka, et käsi nii-öelda kogu aeg mullas. Aga me jooksime asjades natukene ette, aga ma arvan, tema võiks olla üks kandidaat kindlasti. Kindlasti võikski, aga ma mõtlengi, et kui tema ambitsioon on ka minna välismaale,
tema ambitsioon on ka minna välismaale. Ja kui ta sinna läheb, siis ta Akeni treener olla vist ilmselt... Ikka saab tegelikult, aga küsimus on, eks ju, kus sa lähed, et kui sa lähed Euroliigasse, siis on väga raske, eks ju, Akeni treener olla, aga on ka seal näited, eks ju, Läti Akeni treener on, eks ju, panki, et see ei ole nagu välistatud, aga ütleme niimoodi, et Eiko siiski nagu väljamaal on veel ruki, et kas tal on nii palju seal jalaga trampida, eks ju. No kindlasti ei ole, ta on siiamaani Eestis, ta pole läinudki kuskil, aga põhimõtteliselt ma saan aru, see ambitsioon tal ikkagi ju on. Mis on äge, mis on äge, et käi, sa kogemusi, saad aru, kus me siin oleme, kus sa ise oled, eks ja nii edasi, et kindlasti ma arvan, see oleks korvpallile võit, kui ta ka läheks. Ja kahtlemata, kui me vaatame jälle, ütleme Jukka juures, et Jukka on soomlane, kui palju noori Soome treenerid täna on Euroopas päris arvestatavate kohtade peal, üks valiti Eurokapi aasta treeneriks. Et kui palju Jukka saab aidata oma sidemetega, näiteks Rannulla teed välismaal. On see üldse jutuks või on see teemaks niisugune asi? No ma arvan, Jukka on, vaata, eks ju, nagu me mainisime, on see kvaliteedimärk, eks ju, ja ta on Eesti koondisega enda seda kvaliteedimärki siiski nagu veel suurendanud. Meil on ju Eesti koondis on ju tegelikult edulugu olnud, eks ju, väike rahvus, väike sats, eks ju, ja nii tummiselt mängib, et ma arvan, siin tasub Jukka nii-öelda nagu kiiluves olla küll. Kas, kui palju sa kursis sellega oled? Täna me teame, et omal ajal siin koondisse akendajal saada Euroliiga mängijad jube keeruline. Kas see kuidagi nagu muutub? Oskad sa öelda, midagi alaliit saab seal üldse nagu teha? Mida te teete selle nimel, et mehi koondisse saada? No eks me loomulikult oleme nende klubidega ju kogu aeg nagu kontaktis, eks ju, aga mida alaliit, see on kõikide alaliitude nagu probleem. Baskooni ei võta isegi toru. Baskooni toru ei võta, mis me teeme siis? No eks ikka, ma ei tea, eks ta ikka võtab ka, aga seal võib olla ka mingi alati, viimane kord need mehed olid kohal ju. Eks ju, et eks ta ikka mingi toru võtab, aga seal on nagu, ma arvan, seal on Euroliigal endal nagu probleem, sest Euroliiga, eks ju, nagu piltlikult öeldes kuulub klubidele. Seal nagu et seal on isegi, ma tean, et FIBA, eks ju, on nendega pidevalt istunud, aga seal on, ütleme, 5 klubi arvab ühtemoodi, 5 arvab jälle teistmoodi ja nii edasi, et seal ei ole nagu sellist nagu selget leadershipi nii-öelda nagu selle leedukas tegevjuhi poolt, eks ju, ta seal ka kuulab ja aksepteerib jälle kõiki nagu, ma arvan, eks aega annab arutust siin kontekstis ja me ei saa olla kindlad näiteks ka isegi sügisest vaadates, et kõik meie parimad tulevad. Meil ei tea muidugi, kus me kutid mängima hakkavad kõik, eks ju, aga see asi ei ole nagu lahendatud, ütleme niimoodi, et see juhtus nüüd, eks ju, veebruaris, ei tähenda, et see saab olema nüüd novembris. Mille peale sa paned selle meie, mingis mõttes ikkagi korvpalli, päris hea seisu noortulgas ka. Et kogu aeg räägitakse, noorte treenerid, palka ei saa, tehakse seda asja kuradi mingite teiste tööde kõrvalt, aga ometi kuidagi on hakanud tulema mingit nagu päris head nagu tulemust. Mis on nagu juhtunud? No eks loomulikult on treenerid ja neid on treenerite kvaliteet ja neid on kogu aeg ka puudu, eks ju, et ütleme nii, et me täna ikkagi korvpallina alana nagu, kui me kunagi rääksime, et meil ei ole nagu materjali, pole poisse, keda treenides täna, nagu ma arvan, et probleem on pigem seal treenerite poole peal, poisse on nagu küll, aga et oleks nagu kvaliteetsed treenerid, eks ju, et neid on, aga neid võiks alati olla rohkem, eks ju, me pingutame selle nimel, et kõikide klubidega, keda me nagu, meil on olemas selline kvaliteedinõustamise programm, eks ju, kellega me kohtume, see on ühine joon, mis nagu läbi kumab seal, et oleks meil treenerid, siis oleks kutte, oleks lisagruppe ja nii edasi, eks ju, et eks see näitab seda, et kus on popp, eks ju, esiteks, et sinna tullakse, teine on see, et meie treenerite kvaliteet on tõusnud ja kolmas on see, et meil on ka klubide kvaliteet väga-väga palju tõusnud versus mingi aeg tagasi, eks ju, et on klubid, kes nagu ikkagi selgelt tegelevad ja soovivad tegeleda nagu tippkorvpalliga. Eks see asi on nagu paika läinud? Ta ei ole ideaalselt paigas, aga ta on kogu aeg nagu sinnapoole nagu teel, see on protsess, eks ju, et ega ta kunagi valmis ei saagi, eks ju, aga see asi on palju-palju paremaks teinud, jah, absoluutselt. Korvpall on ka hästi palju pildis, väga palju pildis ja mina isiklikult olen nagu selle poolt, et iga pildis olek on nagu tore ja korvpallist räägitakse palju siin samas punasel diivanil ja siin ja need saateid on veel, üks saade on see aasta vähem. Kuidagi väga inetu lõpp oli. Mis kuradi moodi siuke asi juhtuda sai?
kurat seda teab, aga see teema on nagu läbi ja eks ega päeva lõpuks ju ikkagi tegijate otsus oli see asi ju ära lõpetada, eks ju, et aga eks seal jäi nagu natukene mõru maiku küll juurde ja nagu Eestis ikka, eks ju, natukene ütleme niimoodi, et see tõde oli kuskil keskelt, eks ju, nagu reaalselt, aga mõlemad pooled siis nagu nii-öelda natukene nagu panid asjale nagu vahtu juurde, eks ju, ja solvumist, eks ju, et aga ma ei soovi üldse sellest rääkida, see asi on nagu, see jõudis mingiks finišisse ja see on seal, eks ju, et ei no kas me peame, kas me peame olema nagu mures sellepärast, et äkki meid siin ei lasta siin ka varsti enam öeldakse, et kurat ei istu siin punase diivani peal, kas me peame mures olema selle pärast? Ära ole. Me soovime, et podcasti eestvedajad, just näiteks ka nagu on nagu rohkem asjasse nagu pühendatud ka korvpalli elu asjasse, eks ju, ka mingitesse detailidesse ja nii edasi, et me räägime sinuga ka nagu sõbraga ja telefoni teel, mitte ainult üks kord aastas või üks kord elus selles nagu tänases saates, eks ju, et siis on nagu natukene sinu nagu lükata ja tõmmata, et siis saatejuhid on ka nagu teemaga kursis rohkem, eks ju, jääb sellist emotsionaalsust, mida kindlasti nagu on ju vaja, eks ju, ja teist arvamust ja opositsiooni, eks ju, aga jääb siiski nagu, jääb kuskil kumama ka nagu reaalne olukord, eks ju, mida me soovime nii sulle kui Siim Raudlale ja nii edasi nagu edastada. Et ei, ärge nüüd, meie ei ole suukorvistajad ja meil pole seda jõudugi, et sõna on vaba. Come on. Sõna on vaba, loomulikult. Sõna on vaba. Sa oled olnud praegu hetkel nüüd, palju sa oled, 6 aega või? Rohkem või? Ametis? Varsti on esimene palgapäev. Esimene palgapäev, sa oled uue direktori palga. Täitsa lahe. Neid, kellele sa välja hakkad tegema, on kindlasti järjekorras päris palju. Ja nii. Mis sind nagu selle esimese kuu jooksul kõige rohkem ehmatanud on? Ma olen rääkinud suga telefoni teel, sa oled öelnud, et kurat, ma ei oleks arvanud, et see ja see ja see ja see ja see ja see. Ei no, eks seal on sellist nagu paverimäärimist ja natukene nagu niukest, see pool on, aga mul ei ole see kunagi mu tugevam külg, eks ju, ma üritan alati niukest asja nagu lükata nii palju, kui lõpuks tuleb deadline, eks ju, ja siis ma teen loomulikult ära need asjad, et midagi nii õudsat kindlasti ei ole olnud, et midagi kontimurdvat oleks, eks ju, et ise oled positiivne, aga mis on oluline, sa oled kättesaadav, eks ju, ja nii edasi, et siis nagu... Aga kaua sa suudad? Ma saan aru, et tegelikult, vaata, Eesti on nii väike ja igaüks saab kohe, kõigil on su number olemas, su number on ja igasuguse kuradi väikse asja pärast tõmmatakse kõne peale. No tõmmatakse peale. No eks ta ole nii, aga eks siin tuleb ju paksu nahka, eks ju, kasvatada ja eks mul mingid kogemused olnud ka eelnevalt, eks ju. No ma lihtsalt toon võrdlus, eriti sinu puhul. No ma tunnen sind ju kuradi tsikki ajast, eks ju. Ja ütleme, et kuidas ma ütlen, et Keijo oskas kuidagi nagu ära kaduda, aga sa nagu ei kao ära. Sa oled nagu selles mõttes, oledki selline nagu selline persoon, kes nagu tahab ja jaksab ja proovib suhelda ja kuidagi nagu ühendada seda asja. Aga ma ütlen, et kaua sa jaksad seda teha? Aitäh. Esimene kuu olen jaksanud. Kas ma valesti? Ei, aga see ole mina, selles mõttes see olengi mina, et eks ei ole näha, et kas hakkab mingi käima üle jõu ka või ei hakka, et täna ma ei näe seda probleemi, et ma arvan, et väga-väga paljud asjad on lahendatavad puhtalt rääkides, ja puhtalt suheldes, eks ju, ja väga-väga palju rohkem oleks stressi ja tööd, kui sa ei lahendaks neid asju täpselt nagu me praegugi nagu rääkides, eks ju, et hakkaks tegema mingid paragrahvile viitavaid kirju ja panema neid alaliidu blanketile ja nii-öelda saatma nii-öelda nagu formaalsusi välja, eks ju, et see ei ole mina. Ehk et sa ei hakka, kuidas me ütleme siis, et sa näpuga ülevalt kantslist ei hakka näitama nii ja nii ja nii ja nii. See ei tööta, me ei ole selline alaliit ka, et see ei tööta, jah. Sa ütlesid, et PAF lõpetab ära, me seda uudist tegelikult teame, et PAF lõpetab ära alaliiga siis toetuse. Tänasel päeval uut liiga peasponsorit leida. Kuidas see käib üldse?
kõigepealt aitäh Pahvile, aitäh Allar ja Koo, et lihtsalt, et nad lõpetavad, see on sellepärast, et nad tulid algus kohe kindla plaaniga 3 aastat. Me olime olnud 5 aastat koos, eks ju, et see aeg saigi lihtsalt läbi ja nad on seda meile ilusti ette teavitanud. Jube kiiresti läheb aeg. Lendab, eks ju, et ja noh, kuidas me otsime või, eks meil tuleb oma KPI-d kokku panna, eks ju, numbrid ja täna on need korvpalli mõistes nagu positiivsed, eks ju, et ma arvan, me oleme teel sinna, kui korvpalli KPI-dega nagu saab minna ka nagu raha küsima, eks ju, et meil on, mis on, eks ju, pealtvaatajate numbrid, mis on veebisaitide külastus, mis on sotsiaalmeedia reitingud ja nii edasi, et me ei ole, me järjest nagu vähem pakume sellist nagu, noh, nagu ma enne mainisin metseenlust, eks ju, et me ikkagi reaalselt pakume nagu turundusväljundit ja täna meil on siiski 2 kandidaati liiga nime kohale, et see on kiitus meile ja klubidele, aitäh. Mis tähendab liiga nimisponsori? No see sama Pahvi nii-öelda. Ma saan aru, aga mis see aastane summa on, mille nimisponsor välja peab käima? Algab 3-ga. Aga mitte miljonit. Et see on see tänane selline, jah, 300 000. Ehk siis Eesti-Läti koos. Eesti-Läti koos. Sinna sisse tulevad siis tänaseks, mitu mängu kantakse üle kokku? Delfi kannab kõik mänge üle, jõuame sinna kuskil 200, eks ju, ja telemänge meil on 50, eks ju. Ja no ütleme nii, et korvpall on ikkagi kättesaadav, et see nagu see laul või lugu, et kurat ei ole kuskil ERR-is või midagi sellist, eks ju, et noh, ma arvan, et me oleme täna ikkagi noh, nii nutikad ja nii moodsa inimesed, et küll me selle korvpalli kätte saame, kui me tahame, et see on inimesel 1-2 kliki kaugusel alati. Ja minu arust aina paremaks nii-öelda see kogu see toode iseenesest nagu läheb ka, et kui see algas kõik selle noh, jälle see on selline mugavuse ja kui sa korra saad pettumuse, siis sa rohkem tükk aega ei näpi. Et noh, et kui sul jookseb kinni mingi ülekanne ja mingid värgid, noh seda on ju... Oi kurat, siin on kõvasti olnud stressi sellega, aga see täna töötab ja ma ütlen ausalt, et see, no mis on eriti oluline on see, et see toode on nagu parlanksus selle leveliga, eks ju, mida sa nagu pakud, eks ju, selles mõttes, et tihtilugu võib ju panna veel mingid lisakaameraid, mingi slow-mo's kaameraid, mingeid asju, aga noh, siis ta läheb sellest ülekanne nagu preoleerib, eks ju, mängu üle, et täna ta on täpselt minu arust nagu paika loksunud ja seda näitavad ka kõik reitingud, et täna ma ei saa Delfi, eks ju, kes on börsifirma neid numbreid öelda, aga need on sellel aastal siiski nagu täpselt samade mõõdikute alusel kasvanud 1000 vaatajat per ülekanne, eks ju, et need on juba täitsa arvestatavad numbrid, eks ju, et... Inspira jääb? Meil on 1 hooaeg nendega koos veel minna. Ehk järgmine aasta veel minna, jah. Ja siis? Mina ei välistaks, et me ka nendega jätkame selles mõttes, et nemad on väga, mis on oluline on see, et nemad on, eks ju, lisaväärtuskanal ja nad pingutavad ise ka selle nagu toote paremaks tegemiseks, et nad investeerivad ka sinna, eks ju, lisaraha, et paljuski kõik need graafikad ja asjad on ikkagi tehtud ju Inspira ressurssidega, et ma ei välistaks ühtega teist teed, aga minu jaoks see kõik algab, noh, Inspira ja minu jaoks väga suur nagu panus on ka Delfil, eks ju, et ma ei vähe tähtsustaks ja alatähtsustaks Delfi panust tänase korvpalli nagu populaarsuses, et me oleme ikkagi nähtavad ja Eesti nagu kõige loetavamas siis online'is. Ma absoluutselt sellele vastu ei vaidle. Küll aga ma tahaks aru saada, kas Läti pool pingutab samamoodi või on Lätis see kasi kuidagi natukene võrreldes meiega maha jäänud. Minule, kes ma niimoodi kõrvalt vaatan, mulle tundub, et see ei ole päris nii suure hurraaga seda asja ei aeta. Me punnime rohkem, jah. Selles on nagu tõde. Läti sõidab paljuski täna ikkagi siiski oma meeste koondise pealt, eks ju, ja ka naiste, noh, ütleme koondiste pealt, nad on ikkagi, me küll kiidame, eks ju, meie koondist, aga noh, nad on ikkagi nagu meist veel nagu samm ees, eks ju, et ja kui nad korraldavad, eks ju, 25, eks ju, Euroopa meistrivõistluste kaasartud finaalturniiri, eks ju, nad lähevad ju seda järelikult võitma, eks ju, miks nad seda niisama korraldavad, et seal on, eks ju, omad NBA vennad ja nii edasi, et noh, nende rahastusmudel on natuke teistsugune, eks ju, et ju siis nad ei pea nii väga nende reitingute pärast möllama nagu meie. Aga see ei tähenda, et nad seda ei tee, sest tegelikult me ju nimisponsorile pakume mõlemat riiki. See ei ole nii, et me näitame, et Eestis on, ma ei tea, üks nimi ja Lätlis on teine nimi, eks ju. Et meil on kokku lepitud mingid standardid, neid nad täidavad, aga kui sa küsid täpselt õigesti, et kas seal ka särki rebitakse, no siis saaks paremini.
Kellel rohkem täna vaja seda Eesti-Läti ühisliigat on lätlastel või eestlastel? Ma arvan, mõlemal on vaja ka meil. Mõlemal on vaja, puhtalt juba ainuüksi see, et Lätis pole meeskondigi, nii et lihtsalt teha Läti liigat, eks ju, et seal on vähem meeskondi kui meil ja minu teada ei ole ka seal niivõrd suurt ambitsiooni altpoolt tulevatel, eks ju, kui meil on siin, eks ju, teadupärast 4. jäänud sats tahtis esiliigas, eks ju, tahtis meistriliigasse. Et aga mis on äge on see, et me oleme seda asja ju nii pikalt nüüd punninud, eks ole, 2018, et alles nüüd hakkab tööle see, et sa tead, et meie kossupublik teab, kelle vastu sa mängid, eks ju. Nad teavad, eks ju, mis asi, kes on Ventspils, teavad, kes on VEF, eks ju. Teavad isegi, kes on Liepa ja nii edasi. Nüüd tuli see Selli, eks ju, juurde, et see võtab veel aega. Aga vanasti oli ju see, et vaadati ainult Eesti võistkondade omavahelisi mänge. Kui tuli lätlane siia, siis see ei huvitanud piltlikult öeldes kedasi. Täna ma tunnen seda, et fänn on pigem just seda, et see lätlane on ju paha, selles mõttes, et neid me peame kindlasti võitma ja see loob intriigi. Su tööleping on kui pikk, kuidas see käib? Tähtajatu. Tähtajatu? Hakkad lõpetama või? Ei, absoluutselt mitte. Ma mõtlen, et millised eesmärgid sa oled seadnud omale siis, et milline võiks korvpall olla. Oleme veel kord ausad, me alustasime saadet teadmisega, et sa võtsid üle päris heas seisus Eesti korvpalli. Võib-olla selle tunni aja jooksul mõned sellised murekohad ikkagi käisime üle ka. Mis see sinu ametiaja pärand võiks olla Eesti korvpallile, kui sa ütled ka ühel päeval, et kuule, et ma ei tea, kas sa teed nii kaua kui Keijo tegi 20 aastat või? Kuule, siis nii kaua välja vajaks üldse, eks, aga ma isegi nagu ütleks, seal on mingi Keijo pärandit, eks ju, et pigem on see, et sa teed kvaliteetselt ja ausalt, eks ju, ja kui läheb midagi ka sitasti, siis tunnistad, et läheb sitasti, mitte ei pane pead liiva alla ja proovid paremini teha, eks ju, et ma arvan, see üks eesmärk meil kindlasti on see Euroopa meistrivõistluste koju toomine, mis on siis selle tagab, eks ju, saal, mis on järgmine, eks ju, eesmärk, ka need on niisugused materiaalsed eesmärgid, aga loomulikult, et me koos oleks iga päev nagu gramm parem, eks. Ja kuhu see välja jõuab, kurat seda siis teab, et vabandus, ma ütlen mitmed kordi juba, kurat, ma ei tohiks seda teha. See on okei, see on väga okei. Meie podcastis võid, meie trahvi ei määra. Jah, aitäh. Siis rahulikult võid. Kuule, palju litsenseeritud mängid täna Eestis korvpalli on? Need on tuhandeid. Tuhandeid? Sa ei tea täpselt numbrit? 8000. 8000? On see arv? Ma valetan siin. Ma ei taha, et see jääb kõlama kuskile, aga ma tean seda näiteks, et meil osales sellel aastal 188 võistkonda noorte meistrivõistlustel näiteks. Eks ju, et sealt saab mingid matemaatikaid teha ja asju, et palju meil litsenseeritud mängijaid on. Tegelikult ma 8000 panen vabam puusse, ikka seal on ikka väiksem number. Aga ikkagi, kas 188 satsi noorte meistrivõistlustel, see number on kasvav või kahanev? See on pigem kasvav. Pigem kasvav. Mis siis muud ma ütlengi sulle, et kui sa lõpetad kunagi millal iganes, et siis see number ei oleks kindlasti mitte väiksem, vaid see number oleks siis ikkagi kõvasti suurem. See on oluline, mis mina aitäh selle eest, selle soovi eest, et mida mina tahan, et loomulikult üks asi on, et on vaja ju kvantiteeti, et pakkuda kvaliteeti, aga ma tahan, et meie nagu korvpalli alaliit oleks siiski kvaliteetne alaliit ja korvpall oleks kvaliteetne spordiala, ehk siis see tähendab seda, et meile lähevad kordne tulemused, mitte lihtsalt keanilasutsus. Mis on ka tore. Mis on ka kahtlemata tore. Aitäh, Gert Kiili, et sa tulid. Aitäh kutsumast. Korvpalliliidu peasekretär oli meil siis Betsafe'i podcastis tänane külaline ja kahtlemata tööd on palju, nagu me kuulsime ja loodetavasti siis need murekohad, millest me siin ka rääkisime, saavad mingil hetkel oma lahenduse. Aga meie podcastid nüüd lähevad väikesele suvepuhkusele ja üks selliseid jutuajamisi kuuleme taas loodetavasti jälle septembrikuus. Nii et ilusat suve kõigile, ka siit poolt ja Gert sulle ka. Kohtumiseni!